nagu oma nagu elu raames, et ikkagi mingid sellised eesmärgid on püstitud, või mitte eesmärgid, aga see on selline kollektsiooni nagu teema umbes, et nagu mingi, see suund, et lihtsalt nagu, milleks nagu kogutakse mingit, ma ei tea, marke või, et mingi kollektsioon kokku saada, mis on lõppkokkuvõttes hästi mõttetu asi, kui ta kokku saab, on ju, mis ta siis ta kaotab nagu selle väärtuse, et samas on just see tegevus ongi tähtis, et kui ta nagu valmis saab, siis ta on nagu tühistab ennast, et mul on ka nagu selline samasugune lähenemine, et mul on nagu püüded mingite selliste kogumite poole kogu aeg, et mingid krahmida kokku. Et siis ma nagu hakkasingi nagu, umbes nagu siin ka näha, see on hästi hea, et mingistest, siin on kogu maailm loodud pisikestest tükkidest kokku, et kõik need moodulsüsteemid on nagu sellised nagu mingis mõttes maakerad. Et ma hakkasin seda aja arvamist nagu arvestama nende kõige argisemate esemete kaudu, et lihtsalt kogusin selliseid pakendeid ja nii edasi, hästi selliseid objekte, mida on hästi palju igapäevaelus kohtab. Näiteks hakkasin elupäevi loendama läbi selle, et õmblesin ühele jakile nööpe vastavuses sellega, kui palju päevi oled nagu maailmas elanud. Ja siis kunagi, kui ilmusid ühekordsed piimapakid, siis ma hakkasin neid kuidagi nagu natuke täiendama ja värvima ja sellest sai selline väga suur töö kokkuvõttes. Selline protsess, mis kestab praeguseni. Ja siis kõik võimalikud sellised analoogsed igapäevased esemed ja pakendid, mis ette jäid, millest, mida ma tundsin ära, et seda nagu tuleb päris kõvast, et siis ma jätsin neid alles ja kogusin. Ja need artikleid on tegelikult aegade jooksul hästi palju kogunenud, et kümneid ja kümneid. Võivad olla paberkandjatel piletid, bussipiletid, mis on standardformaat, siis mingid leivaklambrid, CD-plaadid, mis formaat muutus infokandja kui selline praktiliselt on nagu täiesti oma tähtsust minetamas ja siis neid tekkis ka tohututes kogustes igal pool. Näiteks piimapakkide puhul nendega oligi see, et ma nagu ei mõelnud kunagi üldse, kuidas neid nagu eksponeerida või installeerida, et ma tegin seda ühte, või praegu siin teen seda ühte pakki korraga, et tahaks nagu ideaalis olekski see kuidagi see pigem nagu selline üks pakk, mis siis kuidagi muutuks, ma ei tea, mis meetodiga. Et see mingi lint käiks läbi. Ma ei tea ka nüüd 1000, ma arvan, et kuskil 7000 äkki. Ma teen neid edasi kogu aeg ja siis, kui see muuseum nagu huvi tundis natuke eelmine aasta, et siis oligi põhiküsimus see, et mis saab nagu sellest jätkuvusest. Kas ma saaks siis teha neid juurde ja tuua kogu siia nagu iga aasta mingi lisakoormat nagu või, et mis sellest saab. Need samu neid tubasid ja need ruume olen nagu ehitanud, niimoodi kogu aeg lisanud, need samu purgid olid mul kogu aeg on olnud seinas ja et see on ka selline, et kogu aeg täiendab, tahaks nagu ühte asja teha. Kus ma need esimesed purgid sain, seal ma rääkida semasti, see oli Von Krahli teater, kus on sisehoov, seal need lauad, et siis ta oli, kõik oli purke täis. Mingi 93 aastas oli tohutu suur, see mingi pannoo oli seal Kunstiakadeemia all, see Enter, küberkohvik. See oli hästi suur, mingi üle 3000 purgi. Aga see oli hästi nagu, et siis monumentaalse mõõtme korraks nagu selle purkide kõrghetk oli siis seal. Ja mul on alles ka neid mingi praegu on ka üks sein kuskil suur. Suur, et seal lihtsalt laual mõnikord nagu neid katsetame. No neid mööda minna. Et selle mõttes ta on nii hästi toimib. Need purgitablood ju koosnevad sellistest täppidest. Põhimõtteliselt iga purk on üks värviline täpp ja siis kokku on nagu suur ekraan täiesti, millest saab moodustada siis, mille peal
mis tahes nagu pilte või ujutisi. Et selles mõttes on kogu see purgindus on nagu üks suur süsteem. Tegelikult saaks nendest kõigist aduda kokku ühe hiigelsuure ekraani. Ja seda saab teha ükskõik kus kohas. Ma tegin nendega multifilmi või animatsiooni, et neid purke vahetlasin niimoodi. Kaaderaavat pealt filmisin maha. Ta ei ole selline üksik ja nagu staatiline efekt, et oli mõeldud just selline lõputu selline suur võimaluste nagu keskkond, et sellest ükskõik kui suur ja milliseid laduda kokku. Aga need tööd on nagu need sellist kava või nagu mustrilehed või noodid või siin võtsime veel Eesti paremat, et siis saab nii-öelda selle skeemiga panna lihtsalt joonistada üles ja siis täpselt, et ma nüüd sama. See oli Linnagaleris need purginäitused, siis seal ma tegin need raamid, keerasin kokku niimoodi nende õigete mõõtmetega koha peal. Ladusin purgid sisse veel ja siis keegi veel aitas ja mitte ise jõudnud ja siis pärast näitust kõik läksid nagu nendesse kottidesse tagasi, lihtsalt suured kotid ja raamid uuesti juppideks ja et kõik mitte midagi nagu ei jäänud järgi, lihtsalt ma taastasin ja ehitasin selle spetsiaalselt pärast nagu selles originaal üldse, mis seal näitusel olid. Kui ma seda tegema hakkasin, ma mõtlesin, et ma nagu täiendan seda purgikollektsiooni ja loon sellise hiigelsüsteemi nendest erinevatest värvidest ja purkidest sellise tohutu masina värgi, täiustan seda nagu lõputult nii kaua kuni võimalik. Et kuna need on see muuseumisse sattunud, et siis nad on nagu täiesti, tundub nagu, ma ei oska öelda, nagu välja kistud sellest protsessist, et nad ei olnud nagu üldse nagu mõeldud nii-öelda, et kuskil eraldi mingi säilitatakse need, et ütleme sama see purgitöö, seda saab teha väga anonüümselt, et saad mingi kavandi järgi teostada, ükskõik kes võib seda teha. Täpselt samasuguse pildi kokku laduda, et lihtsalt saata foto sellest ja see on täpselt teada, mis need purgid on ja värvib ära enam, laob kokku. Aga et kui mina seda ise teen, et siis mul on just tähtis see, et kuidas ma olen seda teinud või kus ma need purgid näiteks saanud olen, et ikkagi nagu, et ma ei saa välistada ühtegi nagu sellist faktorit, mis siia lisandub. Et mulle kõik see on nagu pidevalt nagu aktuaalne ja meeles ja kui ma nagu mõni purk asendada või see oleks nagu, mulle nagu, see nagu lugu jätkuks, ütleme, kui lihtsalt, et aga kui täiesti totaalselt uus on otsast lõpun, siis ta ei oleks enam see ja kui siit nagu järjest asenduvad vaikselt nagu üksikud purgid või niimoodi, et see nagu ei muuda selle asja nagu olemust, aga kui kuskil mujal loobis nullist kokku pannakse, siis ta oleks nagu teine asi.